Me oleme jõudnud nüüd lõpusirgele ja ma kutsuksin nüüd siia 3 inimest. Kati Kusmin, Tarmo Roos ja Andro Mänd. Ja ma teeksin teile, seni kuni te tulete istute maha, siis ma teeksin teile ettepaneku, et läheneme selle natuke mänguliselt. Et teeks üks ettepaneku teile, et mängime, et me oleme lennujaamas ja saime just kokku seal boardingu järjekorras. Mis järjekorras? Boardingu järjekorras. Olime lennukile minemas ja just öeldi meile, et lenn lükati 50 minutit edasi. Umbes enam on täpselt nii palju aega meile. Ja otsustasime, et istume sinna kallisse Tallinna lennujaama baari maha, võtame ühed joogid ja plärame natukene. Et eks siis hoiame seda diskussiooni hästi vabalt ja mõnusalt ja kui kedagi on vaja vahele segada, siis segame. Ja ütleme oma armuse välja ja nagu baaris ikka, siis inimesed teinekord kuulavad pealt meid. Ja kui nad on täis, siis nad segavad vahele. Tegelikult see on täitsa tuttav tunne. Tere, ma olen Tarmo Roos ja MapRage'i tegevjuht ja mul on pärit Pärnust, et ikka te teaksite. Ja esmaspäeval ma olin lennujaamas. Oota korra, ma ei ole veel lõpetanud. Nüüd on minu kord, ma olen Andro Mänd. Tallinna linnaarendit, ma olen ka pärit Pärnust. Ja ma kohe lähen siit otse lennujaama, mu kohver on seal esi. Okei, no nad läks kohe nagu baarle. No pidi chill olema ju. Jah, on. Ma ikkagi natuke hoian selle kontrolli all, aga kui te juba niimoodi alustasite, siis Kati, panen sulle ka võimalus öelda, kes sa oled. Tere, ma ei ole Pärnust, olen Tallinnast. Okei. Pika tutvustuse asemel ma küsiks teil mõned isiklikud küsimused. Ja mul on, Kati, sulle selline küsimus, et tegin researchi, vaatasin su CV-d ja mul vajus karp lahti lihtsalt, kui paljudes kohtades sa juht oled olnud. Ja nii erinevatest valdkondadest. Et ma hakkasin mõtlema lihtsalt ise juhina, et kuidas ma suudaks nagu lahti lasta sellest organisatsioonist, mis ma olen kuskile loonud, et see on kuidagi sinu beebiks saanud ja siis need sõprussuhted ka, mis sul tekivad su töökolleegidega, et kuidas sa sellesse suhestud, et sa oled nii paljudes kohtades lihtsalt läinud edasi. On see kerge olnud või sa kuidagi oled juba eos? Niimoodi häälestanud? Lahti laskmine on alati raske ja sõprussuhetest ei pea lahti laskma, aga ma kuidagi olen võtnud seda nagu sellise ülesande kaupa, et kui see eesmärk või ülesanne on täidetud, siis ei ole mõtet ju toolist kinni hoida, et siis tuleb edasi minna. Aga ma arvan, et just sellised keerulisi ülesanded lahendades need sõprussuhted, need jäävad nagu, ma arvan, kogu eluks. Okei, siis sa lihtsalt kogud sõpru tegelikult lihtsalt erinevates kohtades. Just, hea viis on ju. Okei. Tarmo, Pärnu poiss. MapRi ehitus on kasvanud Eesti üheks juhtivaks peatöötajafirmaks suhteliselt kiiresti. Ja kuidas sa ütleks, nagu lihtsalt, mis selle kiire edu taga on, võib-olla lihtsalt lühidalt. Teine asi on see, et ma vaatan, et te ei ole ehitusettevõtjate liidu liige, et mis teema sellega on? Kohe teravalt. See on avalik survestamine. Kohe teravalt siin survestama. Ei, mis ehitusliidrid meie oleme? Väike, väga õhuke firma ja teeme oma asja ja katsume teha hästi. Ei no miljoniteks, et oluline ikka see, et meil oleks rõõmsad töötajad, eks ju. Ja mina näen igat töötajat kui ikkagi tulu kohta, mitte kulu kohta, et ma loodan, et kõik juhid on juba sellest ammu aru saanud. Et teeme oma asja ja teeme hästi ja hoiame kliendid rõõmsad ja kui sa teed nagu midagi, millesse sa usud ja kui sa teed seda piisavalt kaua, siis peab tulemust tulema ja kui tulemust ei tule, siis tuleb laiali lammutada. Et sellest sa pead uskuma, mis sa teed. Me oleme uskunud, on siin väga huvitavaid aega olnud, kõik teavad, eks ju. Oleme suutnud säilitada oma identiteeti ja ütleme praegu siis esimest korda elus 2024 läks täpselt nii, nagu ma arvasin. Mitte kunagi ei lähe nii, nagu mina arvan. Kas läheb kehvemini või läheb paremini. Aga see aasta läks nii, nagu ma arvasin. Täitsa nagu imelik tunne. Ja see ehitusettevõtjate liit, see on selline, mis nad teevad üldse? Et ma käisin see kodulehel selles mõttes, et mul oli seal, ma käisin esmaspäeval Vilniuses, mu lennuk maandus siis natuke hiljem, kui see eelmine lennuk alla kukkus. Et siis täna on selline väga hea tunne, et elus tegelikult ju riski ei ole nii suur, aga ikkagi natukene pani mõtlema. Tulid õhtu lennukiga tagasi, ega seal mingid hirmu ei olnud. Et selles mõttes
mul oli aega, ma olin seal kodulehel, seal ehitusettevõtjate liit, vaatasin, mis nad siis nagu, mis need põhimõtted on, eesmärgid, natuke tundus, et see koduleht on tükk aega uuendamata, et võiks nagu innovatsiooni lisada. Ja siis vaatasin seal juhatus, väga tore, seal on 12 meest, 0 naist. Et vähemalt 2 naist võiks olla, 1 on liiga vähe, 1 süüaks ära, 2 on nagu ikkagi dünaamiline tuua, võiks olla 2 naist, eks ju. Siis märkasin, et need sünniaastad on ka kuidagi nagu sellist päris pikalt minust varem ja siis vaatasin, et keskmine vanus on 57, et no mul on siis nagu 50% vaja veel elada. Nii, aga sa saaks keskmise alla tuua. No. Ja keskmine alla minuga nagu ei tulegi väga palju, et ma ütleks, et võiks võtta veel mõne noorema. No, aga ega minul on juba raske näha, mida noored tahavad tulevikus ja sellepärast sa pead nende käest küsima. Ja siis üks asi oli veel väga huvitav, no ärge nüüd vaadake, et ma see nimelik, no ma olen ikkagi töötanud nagu Urmas Sõõrumaa juures ja ega meie Priit ei ole ka vähem sen kui Urmas. Et hakkasin vaatama, et need sünnikuupäevad olid nagu kõik nagu ühes raksus ja vaatasin, et seal on 5 kaalutähtkujust, 2 skorpionit, 2 veevalajat, siis oli 1 kala ja juhatuse esimees oli jäär. Okay. Aga siis ma mõtlesin, et seal on 5 kaalu. Kaalud on selline tähtkuju, kui te ei tea, sest need inimesed vajavad otsuste langetamiseks väga palju rohkem informatsiooni. No mul naine kaalud, ma tean. Ja siis need otsused ei tule ka kiirelt, sest neil on vaja nii palju informatsiooni, eks ju. Ja skorpionid, nemad nagu oma arvamust ei muuda, põhimõtteliselt mitte kunagi. Mul vanaisa, skorpion vend, skorpion tädipoe, skorpion, no ma tean väga hästi. Ja nad on kõik mehed nagu, sest nad on mu vanaisa ja vend, eks ju. Ma saan aru, et Urmas Sõõrumaa Sõõrumaa efekt, et see on päris norm, et lähed sisse mitte esoteeriliselt. Luba, ma räägin lõpuni ära. Et seal puudus mitmekesisus puudus noorte vanade mitmekesisus, puudus meeste naiste mitmekesisus, puudus isegi tähtkujude mitmekesisus, mis on kõige vähem tähtis tegelikult, aga seal on 0 sõnni, kes mina olen, 0 kaksikut, kes on kõik väga sõbralikud, eks ju. Et võiks nagu proovida lihtsalt midagi uut nagu. Et selline, viskan täitsa sihukese asja välja, et diferentseerida juhatust. Juhatus on tavaliselt selle organisatsiooni peegel. Selle peaks pärast pendliga üle käima korraks seal, kui... Aga okei, ärme. Ei, selles mõttes, kui sa usud pendlisse, siis sa võid käia üle, aga noh, see pendel vajab väga palju usud. Ühesõnaga, sa ütled, et sa tahaks seal näha rohkem nooremat ja ka siis soolist. Tänapäevast. Aha, okei. Et see, mina ei taha kuhugi trügida. Oota, aga jätame selle sinna. Aga aitab, eks? Aitab rollisem nii palju sellega. Andro, sa oled töötanud ühes Eesti edukamas arhitektuuribüroos Saltos. Ma isegi arvan, et äkki ma olen sinu sõlme järgi midagi ehitanud, kui ma veel projektijuht olin. Aga nüüd sa oled mõnda aega olnud arengupoliitika kujundada Arhliidus, nüüd linna arhitekt. Et kas see on mingi ajutine asi, et sa nagu jätsid loova töö kõrvale, et sa igatsed seda taga, et see on lihtsalt mingi etapp, mida sa teed läbi, et aidata arhitektuuril edeneda või see ongi loov, mis on nagu linna juhtimine. Et kas sa pürgid selliseks Matteuseks? No kõigepealt ma ütleks, et ma ei ole ainult ühes edukas, et lisaks sinu mainitud Saltole tegelikult on ka 3 sükse kava, kus ma olen olnud ja ma ütleks, et nad on samamoodi Eesti ühed süksed silmapaistvamad, tugevamad bürood. Ütleme nii, et see plaanide tegemine alati on selline natukene mõttetu või tänamatu. Tegelikult oligi, et kui ma tegelikult arhitektliitu läksin juhtima, siis oli ka mõte, et ma teen siis selle 4-aastase pausi, siis ma lähen tagasi. Siin ma nüüd olen, paus kestab ja ma ei tea, kui kaua veel. Et ühel päeval kindlasti, et ega lõpmatuseni ju, ütleme, et elus peab olema kogu aeg vaheldust, et vaatame, et tulevad uued väljakutsed, eks näis. Aga sama, et linnaarhitekt ongi jah, sul on see eesmärgid natuke on teistsugused, ülesanded on teistsugused, aga see lõpptulemus on ikka sama, see on see sama keskkond, kus me ju kõik elame lihtsalt. Kui sa arhitektina töötad, siis sa näed seda keskkonna valmimist pigem kiiresti, et see valmib ju 1-2 pärast üldjuhul. Linnaarhitektina need protsessid on kõik need ülelinnalised üldplaneeringud ja kõik need mingid
rööbastranspordi arengud ja kõik asjad, et need võtavad aastakümneid aega, et lihtsalt see ajaühik on ilmselt teine. Sa tundud piisavalt kannatlik inimene nagu... Jah, ütleme, et ma jõuan oodata. Okay. Et selle sama, Jüriga just siin eelmine nädal olime ka mingil konverentsil, arutasime seda sama asja, et kuidas see sama, kõik see riigiarhitekti asi ja siis see maru asi ja no ei saa, ajasime aastaid, siiamaani ei ole saanud tegelikult, aga tundub, et enam tagasi ei keerata ehk. Ja ega me ei ole ka saanud seda, mida me tahtsime, aga ma arvan, et eks aed kuskil ta siin on, eks ta töötab selle nimel ikkagi edasi ja kõik teised töötavad edasi, et ikkagi see, mis on loodud, et seda tuleb hakata nüüd üles ehitama, toimetama, et aga ma arvan küll, et tuleb lihtsalt kannatust varuda ja lõpuks saab kõik asjad, et pole asju, mida ei saa. Aga ma küsiks teilt nüüd ühe konkreetsema küsimuse, et kas te olete uues või vanas majas ja kui vanas, siis kas see on renoveeritud ja kui uues, siis kui uues ja kas ta varsti läheb renoveerimisse? Kati? Ma jagan kahe asukoha või kahe asukoha vahel oma elu, et üks on selline uuemapoolne 15 aastat vana puitmaja väga heas seisukorras, aga teine on minu isa ja isa õe poolt siis rajatud 60ndatel kivimaja ja ta on praegu, ei ole renoveeritud, aga ütleme, need valikud ilmselt seisavad ees, et kaasomanik oli siin saalis ka kuskil, et tuleb arutada, et mis teha sellega. Jah. Okay. Mina elan praegu, tahaks öelda hoopis, et elementmajas, aga see on betoon, vahtelement, ma ei tea, mis selle elemendi nimetus on. Kui sul sisemine karkass on betoonist, siis tuleb puitkarkassi vahel lastud vaht ja siis ma sain fassaadiga mängida. Pandi paika ühe päevaga, üks element oli ka peegelpildist toodetud. Ehitaja vaidles, et ei ole, ma ütlesin, ma oma projekti tean peast. Tuli välja, et mul oli õigus. Aga see aasta või eelmine aasta siis tegime... Mapri ehitus, jah? Ei. See oli ikkagi mingisugune ehitaja-arendaja, kelle poole peal lõppes see pankrotiga, nagu ikka ehitajal pole ju ehitajat ja kingsepal pole kingu, eks. Ma ei olnud happy selle üle, aga mul tundus, et ajas segamini, mis on käibemaks ja mis ei ole. Aga Pärnus mul õnnestus vanemate, minu enda tänaval, kus ma üles kasvasin, osta üks poolmaja, see on puitkarkassiloone 60ndatel ehitatud ja me võtsime selle nagu ribadeks, jätsin karkassi natuke alles, pärast kahetsesin. Oleks pidanud Tõnisele helistama ja Timbekol laskma omale elemendid jaoks kiiremini, ilusamini jaoks ruume saanud rohkem planeerida. Et see natukene jätsin alles, mõeldes, et seal on mingi väärtus. Et oleks ringne. No, aga kas ta nagu oli lõpuks väärtus või ei olnud, eks ju? Et aga nüüd ta nii jäi, mingi hing jäi sisse, eks ju. Elame edasi. Okei. Mina elan vanas majas, ligi 100 aastat vana, muinsuskaitse all. Et, renoveeritud? Ei ole renoveeritud, aga ühistu tegeleb sellega. Mina ütlesin, et andke andeks, mul lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda. Kõik olid ilgelt pettunud, sest kõik eeldasid, et arhitekt järelikult, kõik ju läheb ladusalt ja nad ei pea paraks midagi tegema. Nüüd praegu see õnnetu eesti keele õpetaja siis tegeleb selle projekti saamisega ja see on lihtsalt, mul on süümepiinad, ma tean, aga sina ei saanud neid kirjavastuseid minult lihtsalt sellepärast, et mul lihtsalt ei ole aega nende kõigi kirjadega tegeleda ja siis ma tunnen, on kurb. Ja siin me tegelikult natuke arutasime ka, Kaja vist läks juba ära, et ma arvan, et selle üks kõige suuremaid põhjuseid, ma arvan, et see raha võib-olla ei olegi see nagu number 1, see on ka oluline. Aga ma saan aru, et Ida-Virumaale nüüd 2 inimest vist palgati, kes siis ajavad nende ühistute eest neid igasuguseid seda bürokraatia asja. Ma arvan, et meil on tegelikult vaja neid inimesi üle Eesti, eelkõige Tallinnasse, sest Lasnamäel need inimesed, need ühistud, kui meil on see number ees, mis me peame täitma, me ei jõua mitte kunagi selleni, sest need ühistud lihtsalt ise ei ole suutelised, neil ei ole teadmist, neil ei ole ka julgust seda teha nendel ühistu esimestele. Tegelikult ma arvan, et siin riik ja omavalitsused peavad lihtsalt leidma vahendid, et võtta palgalisi inimesed, kes hakkavad ajama ühistute eest neile kogu selle bürokraatia kadalippu. Aga see on väga hea, et sa seda just mainid, sest see natuke kusjuures ma küsin, kas te olete näinud seda protsessi kaarti, mis minu arust ministeerium tegi? Sa ise jagasid selle. Kas keegi on näinud seda, see, mis ühistu esimest ootab ees, enne kui ta jõuab selle diilini, et on vaja, et
minu arust jõuab sinna, ütleme, et enne kui ta üldse hanget hakkab korraldama seda asja, et ma arvan, et ma olen päris kindel, et selle protsessi võtavad ette need ühistu esimehed, kes seda pole näinud. Sest kui sa näeks seda, siis sa ütleks kohe, et nagu, et... Sa ikka tegid selle dokumendi avalikuks või on see avalik dokument? Ma ei ole küsinud, või tuleb kas avalikuks, ma võin seda avaldada. Ja see läheb liiga ohtlik. Minul kusjuures oli teistsugune kogemus ühe ühistu, kus mul korter oli. Üliväike ühistu, 12 korterit, meil on rekiplaanid, mõtlesin, no, et kas sa vajad abi, et no mul on ka mingisugune ehitusharidus, eks ju, tase 8 kui kõrgem Eestis, eks ju. Ja siis, ei, mis sina? Me oleme kõige targemad, no. Mõtlesin, aga võib-olla finantsasutustega saan siis rääkida, mul on ka seal kogemusi. Ei, meie oleme siin kõige targemad, parimad ratsutajad, me teeme oma asja, siiamaani seda maja pole rekitud, pole isegi lähedal, et hakkaks keegi rekkima. Nii et nagu pange tuld, noh. Aga teine probleem tegelikult tulles minu maja juurde tagasi. Tegelikult ongi see, et üks on see, et see asja ajamine on, et inimesed lihtsalt nad ei tea seda ja see on nagu meeletu, me kõik käime tööl, ja see lihtsalt inimestel ei ole seda aega. Aga teine, ma arvan, et Lasnamäel see ei ole probleem, on suured kortermajad, aga meie majas on 11 korterit. Ja nüüd siis võeti need ehitusettevõtete hinnapakkumised, siis käidi pangas ja siis see kuumakse tuleb lihtsalt nii suur, kuna maja, korterite arv on väike ja siis 2 korterit ütlesid, et aga sellise juurde nemad peavad välja kolima, et nad ei saa lubada seal endale elamist. Ja nüüd ongi see, et nüüd me siis otsime seda lahendust, sellepärast, et see ei ole ka õige, et nii-öelda need jõukamad elanikud siis söövad välja need, kes ei suuda siis seda tagasimakset maksta. Et jah, sa võid saada 50% oma energiasäästu, aga kui sa ei suuda maksta seda pangale laenu, siis meil ei ole mõtet seda teha meie ühiskonnas. Praegu me siis nuputamegi, et kas siis panna müüki keldrikorrused, et liita need siis korteritega, kes seal kohal on, kas me saame mingit pööningu alt, mingit pinda, aga ega see keldri pinna, sa ei saa teab, mis suurt summat küsida, kui ta lihtsalt sul paekivi seinad on. No aga see juhibki mind nagu järgmise küsimuseni, et okei, riik on võtnud mingid eesmärgi. 14 000 maja on ära, 25 aastat on aega, kui sa arvutad selle välja, siis üldiselt on 2 maja päevas me ei suuda niikuinii juba ära teha, see on selge, fine, isegi kui pool suudame, see on ka päris palju. Aga just kirjeldasid, et milline peavalu see protsess on, see on lükatud korteriühistu peale tegelikult, aga kelle mure see on siis? Miks me seda teeme üldse? Ma ei hakka ropendama, aga milleks vaja? Ma ei tea, kui kommenteerides, siis tänane võimekus on kuskil 200 maja aastas on ju, et see tähendab, et me peame nagu kordistama, aga siin on see nagu probleemide rägastik, mis tuleks nagu läbi ekseldada, eks, et ma arvan, et kui see kunagi alustati, eks ju, siis et praegu Euroopa Liidu vahendite kasutusel, eks ju, et siis see eesmärk oli nagu energiatõhusus, on ju. Aga täna on ikkagi, kui me vaatame nagu ka Euroopa Liidu vahenditest tuleb sellest hoonete kvaliteedist oli jutuks, siis New European Bauhaus tuleb nagu sinna sisse, on ju. Aga kui me vaatame nagu Eesti tasandilt, et siis kui 70% nagu hoonefondist on ehitatud 60-ndatel 60–90, on ju, et siis Eestis on selgelt nagu see uuendamise teema, eks, et me ei suuda ma ei tea, lammutada ja uusi ehitusi teha, eks, see ei ole ressursitõhus. Et see on kindlasti probleem. Ja seesama, et püsirahastuse puudumine tegelikult, et kus see perspektiiv on? Ma mõtlen ka, et Euroopa Liit tuleb, annab sulle kohvri jaga laiali, on ju. Miks ta tahab, et sa selle jaga laiad? Et kas selleks, et küttekulusid keegi kokku hoiaks või selleks, et kasutatakse vähem energiat, et CO2 vähem läheks... Ta algne idee oli ikkagi energiatõhususe teema, aga kui vaatame Eestis, et siis täna on meil juba läinud see, ma ei tea, fookus sellelt energiatõhususelt pigem sellise, ma ei tea, sotsiaalse või selle elamufondi nagu kvaliteedi või jätkusuutlikkuse nagu tagamiseks, eks, et meie enda fookus on läinud juba nagu natuke mujale ja see tegelikult seesama see hoonefondi vanuse teema ei ole ainult Eesti probleem, et see on ka laiem, et meil kuidagi tundub võib-olla, et on ainult Eesti probleem. Et algselt jah, energiatõhususelt Euroopa Liit ise nagu liigub selle sama kvaliteedi poole, et nii ta on, aga see, ütleme, Euroopa Liit võib-olla ei mõtle seesama see Andre näiteks, et okei, küttekulud lähevad alla,
aga laenukulud näiteks, mis peale tulevad, on tegelikult suuremad ja täna ei ole hästi lahendatud. See peaks olema koostöös KOV-idega, et siis need kõigil ei ole see probleem, eks ju, aga on ikkagi, kuidagi tuleb nagu üksikisiku tasandile minna ja siis nii-öelda see personaalsete toetuste pool ka ära lahendada. Ja mis on küll Eestile unikaalne, on see, et kui ma nüüd eksin, siis 95% on eraomandis, eks ju. Mujal on see üürituru teema oluliselt laiem ja ka renoveerimine on võib-olla läbi selle lihtsam. Aga me tuleme rahastuse tagasi ka kohe, aga ma küsiks veel korra nendest pudelikaeladest rääkides, et okei, raha ei ole, see on nagu selge, on ju. Aga kui mõelda, oletame, et raha oleks, et kas me suudaks ehitajana, ütleme, et me oleme siin ehitajad, nii edasi, kas me suudaks selle mahu ära teha? Mis sa arvad nagu, Tarmo? Nii kurb, ma tahtsin eelmise küsimusega vastata tegelikult. Minu arust nagu, kelle eesmärk see 2050 kõik ära teha? See on vabariigi eesmärk või? No Euroopa Liidul on Green New Wave, Green New Deal, selle all on Renovation Wave, on ju, mis on tehtud. Ühesõnaga, see on siis, meie oleme Euroopa Liit, eks ju. See on siis meie eesmärk. Ärge unustage, meie oleme ka Euroopa Liit, eks ju. See on meie raha, mis sealt tuleb ju kokkuvõttes. Ja siis on ju teada, et seda raha tuleb kogu aeg, eks ju. Need liini peal, need siin lennujaamas, need pakid, me teame ju, et küll need jõuavad lõpuks, need kohvrid, eks ju. Me ju teame, et jõuavad. Me teame, et nad jõuavad, siis see on nagu püsiv rahastus. No lennukist võeti maha need kohvrid, nad varsti jõuavad siia, eks ju. Kati, kas tuleb? Ütleme praegu nagu siis, kui ma Kliimaministeeriumi andmeid nagu võtan, siis praegune struktuurivahendite periood kuni 2027, et nagu on, aga on ikkagi selline vooruline, mis ei ole üks püsirahastus. Siis sealt edasi, ütleme, on küll, et tuleb uus struktuurivahendite periood, eks ju, aga tegelikult täna juba, ma arvan, kuskil koridorides räägitakse neid asju läbi, et kas Eesti suudab sealt selle, ma ei tea, kuidas see oli, kohvrid või rahalaeva või midagi nagu teele saada, et aga see ei ole ikkagi püsirahastuseks ja kuidagi see kombinatsioon tuleb nagu sellest toetustest, laenudest, personaalsest panusest, et see kuidagi tuleb hakkama saada sellega, aga see eesmärk on jah nagu suhteliselt, ütleme, tõsine. Kas seal on kuidagi võimalik seda nagu arusaadavaks saada, et kas siis nagu, mina nimetan raha, mis on varsti tulemas, siis see on nagu püsiraha või see on nagu püsimakse, sul on lihtsalt hästi pikad maksetähtajad. Et kui me nagu mõtleks rohkem sellest, meil on praegu voor, eks ju, siis tuleb järgmine voor, aga kui me mõtleme sellest voorust nagu flow'st, eks ju. Kas sa hoiad töötajaid omal palgal, kui sa tead, et see flow justkui kuskil tuleb, on ja kas ta nagu lükkab edasi ja tuleb, eks ju, kuskil, hoiad töötajad palgal? Ja küll tuleb töö. Mina ei ole mures olnud selle pärast, et tööd ei tule. Tavast tuleb liiga palju. Aga loomulikult meil on olemas ka varuplaan, et kui ei tule tööd üldse või väga pika aja pärast ei tule või see ei tule siis, kui me arvame, et tuleb, siis meil on mingi plaan B olemas ka kindlasti, et see on okei. Aga tegelikult seda varustuskindlust on vaja teada tegelikult samadel ühistutel nendel, et nad usuksid sellest, et see raha tuleb. Tegelikult mõnes mõttes pole oluline, kas see tegelikult tuleb või ei tule, aga kui nad usuvad sinna, nad ette valmistavad ära ennast ja kui ei tule, küll nad mõtleme mingi muud välja ju. Mõtleme mingi muu asja välja. Aga ehituse koha pealt, lähme järgmise küsimusele, eks ju, ehitame siin. Et kas me suudaks ära teha, eks ju. Minu arust väga äge esitlus oli Raivol, kus ta näitas, kui pisku see rekvärk praegu on, eks ju. Eesti ehitusturg, ma ei tea, ma kuskil konverentsil rääkisin, on 3 miljardit, eks ju, aastas. See on siis ühe Las Vegase hotelli maht, mis maksab sama palju, eks ju. Üks hotell Las Vegases maksab 3 miljardit, Eesti ehitusturu suurus ongi 3 miljardit. Meil on alla 100 miljoni praegu rekk seal. No see ikka põhimõtteliselt kaob siin ära kuidagi. Kui me tuubeldaks selle, ma arvan, me ei saaks ikka mitte midagi aru. Tripeldaks selle, ma ei tea, kas me saaks natuke aru, eks ju. Et selles mõttes minu jaoks on oluline just see, et sellised head, edukad ettevõtted, ma ei tea, võtame Eesti top 20 näiteks suvaliselt, et nendel oleks ka huvitav seda teha. Et kus on need masshanked, seal rohkem nagu volüümi, eks ju. Ja tegelikult masshankeid on ka vaja teha nendele, et kui meil on siin ikkagi väga keerulistes kohtades mõned need hooned, eks ju, siis tuleks need kokku panna ühte hankesse ja siis nad äkki on nagu natuke lihtsamad. Sest nendel üksinda meelita siia Kilingi-Nõmmesse tulema, eks ju, no ei ole lihtne, eks ju. No lihtsalt, kuna me siin ju rahastuse pärast sul oleme, siis eile juhtus hästi naljaks asi, et ma olin siin squashis õhtul ja
ja siinsamas seina taga on väljak vist. Ja siis läksin sauna ja saunas oli üks start-upper ja pankur. Ma saan aru, see kõlab nagu mingi anekdoodi algus, aga natuke on nagu jah. et start-upper ja pankuri ehitaja astub sauna. Aga minul üllatuseks juhtusime rääkima, seda start-up'it tundsin ja tutvustas pankur, näed, tema annab ühistutele laenu ja see pankur rääkis, et Leedus on olemas selline organisatsioon, riiklikult loodud ettevõte, kes võtab ise laenu. Läheb pankadesse, ütleb, et näed, meil on siin 100 miljonit, intress on selline ja ta annab nüüd selle ise ühistutele laiali. Ma ei tea, kas see on edukaks osutunud, mis iganes, mul vajas karp lahti, et saab ju. Miks peab ühistu ise minema panka veel nagu rahaga küsima, vaid et tegelikult ju, kui läheb üks riiklik organisatsioon, kellel on riiklikud tagatised, panka ütleb, et võt nüüd selline summa, või okei, ta ei lähegi panka, ta läheb kuskile fondi, paneb kokku selle, et ma ei tea, mis te arvate sellest mõttes. Mul võis karp lahti ka eile õhtul siin. Kui vaadata nagu ressursitõhus, riigi ressursi kasutuse nagu poole pealt, eks siis kõige ikkagi nagu efektiivsem on laenukäendused, eks, et täna see on olemas, need toimivad, EISil, mitte EISal, nagu siin kirjas on. Et EISil on need vahendid olemas, meil on olemas ka laenuportfell, et korteriühistutele, ma vaatasin, et laenukäenduse oleme välja andnud 47 miljoni euro eest, aga laene 12,7 miljoni eest. Eks, et tegelikult ikkagi nagu kõige kasulikum on see, kui pangandussüsteem turg toimib ja nad saavad pangast, riik ei pea panka mängima iseenesest, kui vähegi võimalik on. Et nad saavad pangast selle ja siis tõesti, kui on vaja, siis eks riiklikud tagatised või käendused on seal peal. See oleks nagu, ma arvan, ideaalsem lahendus. Et ma iseenesest, ma ei tea, mul see riigi sekkumine või et riik hakkab panka mängima, et see väga aga riik võtab kohustuse teha need asjad ära just. Jah, et see tõenäoliselt peab olema nagu see kombinatsioon, eks ju, nendest erinevatest vahenditest ikkagi. Seal äkki ikkagi saaks niimoodi teha, et mis meil see toetuse summa siin praegu oli? 150 miljonit, eks ju. Meil laenu vist sama palju umbes vaja või natuke vähem. Teeks äkki mingi suure hankena. Ma arvan, et Swed ja LHV, kes on turuliidrid rekonstrueerimislaenudest praegu osaleksid seal, võib-olla läbi sellise suure hanke, nad ju teavad, niikuinii on praktiliselt tagatud see, langeb see marginaal ikkagi väga mõnusasse kohta, võib-olla tuleb Euroopast mõni rohefond, annab seal poole prossaga, ma ei tea. Pangale meeldib minu arust anda palju raha. Neile meeldib väga palju anda raha, kindlasti. Praegu on neil hull probleem ka, et tahaks anda kuhugist. Et see on selline pisi asi, eks ju, et me ka siin ehituses alati otsime neid võidukohti, eks ju, et 1% nagu 100 miljonist on meie jaoks ikka väga palju. Et või pool protsenti. Ja ka korteri omanikule ju, et ta teab, et see näiteks, kas ei saaks selle laenu summa lahutada Euriborist näiteks. Miks peab olema tal õpetaja, et üks aasta nüüd saab, kõik on okei ja järgmine aasta on nagu 100 eurot rohkem ja see hange võibki olla fix intressiga hange ka ju. Miks ta ei või olla siis? Kuule, aga et see ei läheks liiga nagu raha jutu. Jube raha jutu, aga muidu see nagu see kõik see teema, et minust võiks lahendusest ka rääkida nagu. Räägime lahendustega korra. Veel on probleeme või? Võib-olla ma hüppan natuke tagasi hoopis, et sa tõstad tegelikult väga õige küsimus, et kes seda nõuab ja mida ta meilt nõuab. Ja minu meelest me oleme Eestis väga kitsalt, see on niisugune eestlaslik, et me arvame kogu aeg, et me saame kuidagi ühe tööriista kõik ära lahendada, et see on see Eesti otsib Nokiat jälle, et üks asi on ja kõik töötab ja jumala hästi. Ja see sama, et me oleme jälle nagu keskendunud nende samade kortermajade soojustamisele ja seal me üritame siis seda nagu kõiki neid säästa siis saada. Samas see rasvaringid ümber Tallinna, Tartu, need ainult vohavad ja see energia, mida me sinna matame tegelikult, see on kolossaalne ja sellega Eesti riik praktiliselt ei tegele. Üleriigiline planeering, mis on praegu töös, ma ei ole näinud, et seal oleks kuskil mingid piirangud, et riik hakkab neid omavalitsuse piirama, ütlema, et kuulge, et lõpetage see jama ära, et mida te teete. Ja ma arvan, et need kõik, et kui meil on nagu Euroopa ees kohustus oma süsiniku jalajälge, mida iganes kõike vähendada, siis ma arvan, et me ei suuda seda kortermajade arvu täita. Aga me võiksime nagu mõelda, et kus me siis ikkagi näitame Brüsselile, et kuulge, aga tegelikult me oleme suutnud kokku tõmmata, kokku hoida seda asja. Ja see pilt on palju suurem, et me ei saa tegeleda ainult nagu selle ühe kitsa nišiga ja arvata, et siis me saame tulemuse. Aga see valglinnastumise teema, kas ei leia, et
ütleme nii, et arendajad on läinud sinna välja sellepärast, et sul planeeringute tempo on ennustatav aasta 2-3, kui Tallinnas sul on mingi planeeringutempo 10-12. Väga hea, et sa selle teema tõid. Selles mõttes, et see on üks linna legend. See on täpselt see sama, kõik tümitavad RKS-i, kõik tümitavad muinsuskaitset ja Tallinna linnad ei suuda planeeringut teha. Nüüd me võtsime selle siis lahti ja vaatasime sinna sisse, et mis kurat seal siis toimub. Ja nüüd ma räägin lõpuni, kui sa ise tõid selle teema, ma mõtlesin, et ma ei räägi sellest enam. Okay. Nii, siin on ka paljud arendajad. Siis tegelikult juba eelmine nädal juba siin ühel konverentsil tõstatasin täpselt selle sama teema, et kui me vaatame planeeringut, esiteks see statistika on selles mõttes natukene väär, et meil on sees planeeringuid, mis on olnud tõesti 15 aastat, aga kus arendaja ei ole linnas käinud 10 aastat. Et need on lihtsalt suksed surnud planeeringud. On alla andnud. Kuidas? Et ta on loobunud, et see... Ei. Ta on lihtsalt, kas ta nii-öelda see ettevõte on läinud vahepeal pankrotti või tal on tulnud teised huvid, aga need on need, mis on meil statistikas sees. Nüüd me oleme hakanud puhastama, me lihtsalt lõpetame need asjad ära, kui ei ole olnud mingit tegevust. Kohe numbrid hakkasid alla kukkuma. Teine, mis on, mida me vaatasime, et kelle laual siis seisab see planeering. Meil on sektordiagrammid ja kõik on olemas. Kas ta on siis Päästeameti laual, kas ta on siis selle linnavalituse ametniku laual. Arva ära, kelle laual ta on kõige kauem? Arendaja laual. Arendaja laual. Ja arva ära, mitu protsenti sellest ajast on see arendaja laual? Aga ma julgen kaitsta arendajad siin. Ei, praegu ära vasta kuidagi selle ametniku kommentile tulla, kuidas ma seda kurat nüüd lahendan, nagu, et mida ta nõuab mult. Mis ma tahan öelda lihtsalt on see, et tihtipeale see seisma võib ka jääda selle tõttu, et ametnik on tõmmanud, ametnik, aga keegi on tõmmanud ehitusmahtu või mis iganes tingimustel niivõrd palju alla, et see planeering ei mängi välja enam. Teeb aega ootama selles suhtes, et kui sul on üldplaneering... Kuni tuleb uus erakond, kellele saab minna rääkima enam või? Ma ei usu isegi seda, aga kui me räägime seda narratiivi, et 15 minuti linn ja tihedus ja nii edasi, siis tegelikult me peaks propageerima seda, et igasugune linnasisene krunt maksimeeritakse täielikult nagu ja see... Aga kas sa tahad elada siis ükses linnas, kus sul on nagu kõik täis ehitatud kõrgusel, sul ei ole haljastust, sul ei ole lapsega seal parki kuskile minna? Mulle meeldivad pargid. Kus need pargid peaks tulema? Et see on kõik avaliku sektori nagu kandat, et meie peame ehitama parki ja teie ainult võtate raha välja või? Ei, okei, ma lähen tegelikult nüüd selle alguspunkti juurde tagasi, selles mõttes, et kõigile teadmiseks üle poole ajast on see tegelikult arendaja laua peal. Ja nüüd, kuna kogu aeg süüdistatakse Tallinna linna, et ei tee korralikult tööd, siis nüüd me oleme siis vaatanud, kus asjad seisavad. Me oleme tõesti struktuuri ümber korraldanud, tõesti. Võimvahetus, aga samas linnaplaneerimise ametis sees on väga suured struktuuri muudatused. Seal oli ennem, kui ametnikud tegelesid nagu nii ehituslubade kui detailplaneeringutega, siis praegu on ikkagi, et sa tegeled ainult detailplaneeringutega. Ja tõesti, et me pakume teenust, sinu ülesanne on siis, kui ei tule tellija poolt enam või selle arendaja poolt mingi tagasisidet, siis võtta ka taga ühendust ja küsida, et mis oli nüüd tagasisidet, kõik see. Aga kõige olulisem see, et kui meilt läheb nüüd kiri välja, siis seal on ka tähtaeg. Et kui meil on tähtajad, siis on ka arendajal tähtajad. Et selleks ajaks te peavad reageerima. See on muidugi hästi emotsionaalne teema, ma vaatan, aga me lähme nüüd renoveerimisteemast. Okei, lähme. Sa ise avasid selle laeka. Nagu ma tahaks sellel ja lennujaamast kui sa juba mainisid, siis avaliku ruume, parke ja nii edasi, siis äkki sa saad nagu arhitekti, linnaarhitekti mainida, et mis see teema on nende paneel elamupiirkonnad, mis seal siis nagu, kui me räägime üldse sellest, et arhitektid ütlevad, et ärme lihtsalt soojusta, vaid parandamegi siis seda avalikku ruumi, aga mis selle avaliku ruumiga valesti siis on? Kas seal ei ole kas mööda pandi siis nagu, sellel ajal ei olnud autosid inimestel, ei olnud poode, eraettevõtlus, midagi on seal keldrites, on ju. Ega selles mõttes, et mööda ei pandud millegiga. Peame panema asja alati konteksti. Siin päeva esimeses pooles ka käis läbi modernismi teatud halvustamine, Corbusier nagu natuke naeruvääristamine, siis me peame mõtlema selle peale, et millal see modernismi puhang algas. Ja millele ta vastanud? Teine maailmasõda on just läbi saanud, kõik linnad on puruks pommitatud. See on kogu Saksamaa on puruks, Inglismaa on puruks, Prantsusmaa madalmaad,
Poolast ma ei hakka üldse rääkima, kõik see Baltikum, kõik see on lihtsalt kaos, sul ei ole mitte, aga sul on miljonid inimesed, kellel ei ole kodusid. Ja siis sul ongi vaja teha see lihtsalt kiiresti toota neile kodusid. Lisaks sellel kodud on puruks, sul on miljonid põgenikud. Ma arvan, et see Ukraina sõda praegu on nagu köömes ju selle kõrval, mis miljonid inimesed liivad ja kõiki on vaja majutada. Ja sealt tulebki see tegelikult see masstootmine, kõik see. Ja tõesti, seda usuti, see oli toona nagu see arusaam ja ma usun, et võib-olla 20 aasta pärast või 30-50 aasta pärast vaataks seda, mis me praegu teeme ka nagu teatud üleolekuga, et inimesed saavad päris hästi aru, mida nad teevad või et me oleme palju targemad tänapäeval. Et me ei oska seda öelda ja toona ju seda tehti ikkagi tõesti usus, et tehakse head asja ja tegelikult tehtigi head asja, sellepärast et lõviosa inimesi, kui me vaatame Eestis, kuidas elati, sul ei olnud tavaliselt WC-l, kui sul koridori peal pesemise võimalus üldse ei olnud, keskküttest rääkimata, et tegelikult toimus Eesti, jah, me võime ütelda, et Lasnamäe, kõik on Mustamäe, kõik on halvad, aga tegelikult toimus ühiskonnas kvaliteedihüpe. Ja nüüd me tahame jõuda nagu järgmisele tasemele. Ja lihtsalt probleem on see, et kui sul tuleb nagu ühe hetkega tuleb nagu plaks, kõik nagu ühte asja hästi palju, siis see devalveerub. Ja see ühe ülbalisus on see probleem, et inimene tahab ju tegelikult eristuda, ta tahab olla see nagu see eriline, natuke teistsugust asja saada ja see, et lihtsalt kui sul on mingit asja liiga palju, siis see ei ole enam ju eriline ja see, ja eks seal on muidugi paljud asjad teid tegemata, kõik need kõrghaljastused ja näiteks kultuurikeskused ja asjad, haridusasutused jõuti valmis, oli sunnitud, lihtsalt ei saanud neid tegemata jätta, aga nüüd ma arvan küll, et me peame liikuma edasi selle mitmekesistamisega, et jah, ma arvan, et lihtsalt soojustuse seina panemine, see ei anna meile lisaväärtust ruumi mõttes. Jah, ta annab võib-olla sulle energia arvel selle lisaväärtuse, aga selles mõttes, et kui me mõtleme, et kas inimene tahab, inimene, kes ei ela näiteks Väike-Õismäel, et kui sinna on see maja soojustatud, et kas ta tahab sinna elama minna? Ta ikka ei lähe sinna elama. Aga see on suur probleem just nende mägedega, et inimesed väljaspoolt ei taha sinna minna elama. Me peame looma keskkonna, kuhu tahavad inimesed ka väljaspoolt minna elama. Ja selles mõttes, et see jah, et me räägime tehalisest renoveerimisest ja kõigest, aga me ei tohi ära unustada, et me ei langeks samasse lõksu, kuhu langesid siis enamus Euroopa riike peale teist maailmasõda, et me nagu lihtsalt massiga lähme peale ja me toodame, aga meil on tegelikult võimalus praegu seda keskkonda ka mitmekesistada. Et ma tean, et see on juriidiliselt ülikeeruline, aga minu meelest võiks anda nagu täiesti vabad käed, et kui sul on esimesel korruse korter, aga tee omal üks tuba juurde. Ja järgmine korrus saab sulle teha sinna pool tuba peale ja teeme rõdud peale, nagu kolmas saab rõdu peale, et iga maja muutub teistsuguseks ja see aga luba linnaarhitektina? Mina võin lubada palju, aga Eesti seadused, ma arvan, et sa tead isegi, et see on sa pead võtma nagu autoritaarsema positsiooni seal ajutiselt nagu... Ei, sa ei saa panna ühele meele sellist kohustust praegu, et selles mõttes me rääkisime siin nagu projekteerijate, kes nagu tegelevad kortermaja rekprojektidega, eks ju, nüüd saab ju lifti ka, eks ju, ja siis ma ei tea täpselt, mis linn või mis vald seal oli, eks ju, kuna Eestis on 79 omavalitsust, mis on ilmselgelt liiga palju. Et siis tuli välja, et nemad tahaks kohe nõudma, et sul peab olema 100% korteri omanike nõusolek, et teha lifti. Aga kas see on seaduses kirjas või teda saab sealt niimoodi välja lugeda, seda keegi ei tea. See õiguskantsleri kiri tuli, et peab olema kõigi nõusolek. No õiguskantsleri siis võiks selle ümber muuta. No aga mõtle, kui lihtne oleks see, et näed, Andro Mänd linnaarhitekt kästkis 100% on lihtsalt too much. Nagu kooskõlastuste ringiga. 100% on too much lihtsalt. Ja ma olen täiesti nõus. Ehituses koolis õpetatakse 95% tõenäoliselt peab vastu, siis on hästi juba. Ja tegelikult on see niimoodi, et 95% tõenäosusega vastab see betooniklass sellele klassile või on parem. On tegelikult õige, mitte kehvem. Või on parem. Jah, praegu, see muudatus tuli nüüd, ma ei tea, 5 aastat tagasi, et kui sul ei ole renoveerimiseks, ei ole vaja enam enamust, vaid on 51% peab olema. Tegelikult ma arvan, et seda seadust tuleb nüüd jälle minna uuesti täiendama, et tõesti, et see muu asi ka, et tõsi, me ei saa, ütleme, et selle peab nüüd mõtlema, ilmselt kui see üks inimene saab omal nagu toa juurde, siis teised ei pea selle eest maksma, et see peab küll seal olema. Aga ta saab terve toa. No täpselt. Kuna see on ikkagi... Ja üks asi veel nende mägedega. Tegelikult, mis on suur probleem, on see, et arendajad on siiamaani taastootnud Lasnamäge. Ehk siis sama tüüpi elamuid on kogu aeg tehtud sinna Lasnamäel. Et me nüüd üritame survestada, et sinna on vaja ka ikkagi terrassmaju, ridamaju, teistsugust tüpoloogiat tuua. See toob ka teistsuguse elanikkonna sinna sisse. Et seda mitmekesisust... Mul on tunnen, nagu avalik sektor ei saa aru, kuidas
kuidas see äri käib? Ei, kuidas erasektor mõtleb, et seda saab alati ju niimoodi teha, et ma räägingi, et siin ongi see planeeringute lahti laskmine või dereguleerimine mõnes mõttes, et kui sa ütled arendajale, et näed, et vaata, siia sa võid 5 korruses maja teha, aga ma luban sul teha 8, kui sa teed selle asja ka veel, nagu näiteks siia mingisuguse sotsiaalsema iseloomuga kord. Ma saad aru, et kui sa diferentseerid seda kuidagi, arendaja on diili jaoks valmis, aga diil ei saa olla see, et ei tee midagi või see peab kuidagi moodi välja mängima ja minu arust lihtsalt siin, kas see ei ole see, et avalik sektor võiks lihtsalt aru saada sellest, kuidas... Nad ei taha vangi minna. No jah, aga see on kapitalism nagu... Ei, see... Rongi minek või? Ei, nagu see, ette ka, mis nagu juhtuma hakata, kui keegi saab mingi väga hea diili või? Et... Saame seda avalikult ju teha. Ei ta läbipaistvalt öeldakse, jah. See on jah, selles mõttes siuke... Natuke libe tee, et siis peavad olema need reeglid nagu eelnevalt tõesti kogu ühiskonnas kokku lepitud. Et jah, ja ega siis, kas sa oled näinud mõnda arendajat, kes tuleb linna, et üldplaneering lubab tal nagu ühte kõrgust ja siis aga ta tuleb linnaprojektiga, mis on madalam ja siis linn saaks nagu hakata ütlema, et okei, et kui sa meile selle annad, siis me lubame sul nagu natuke kõrgema teha. Nad tulevad kõik maksimumiga. Ma ei ole veel näinud kedagi, kes ei tule maksimumiga. Juures ma vaidleks vastu, et kui sul kuskil tuleohutusnõuded võivad teha projekti korruselisuse nii keeruliseks, et sul lihtsalt ei ole mõtet seda püüdma minna teoreetiliselt. Ja siis linn ütleb, et tee korrus kõrgemaks, et aga sa ütled, mul eksid enna välja. Mitte ilmtingimata, sa võid mängida seal näiteks linn ütleb, et parkimisega annab tagasi mida. Saad aru, küsimus on see, et see ei ole ainult ju mustvalge, neid mänguhoobasid, millega sa mängida arendajaga on ju mitmed. Üldse selles mõttes ma olen nõus suga. Tegelikult mul on tunne, et Helsingi mängib seda mängu, ta saab aru, kuidas... Jaa, aga Helsingis selles mõttes, et neil on trumpkaardid käes, mida meil ei ole. Et Helsingis on ju see, et 80% maast on avaliku sektori omand, linn teeb sinna ise planeeringu ja siis ta paneb ju selle planeeringu enam pakkumisele, et milline arendaja on nõus selle vastu võtma ja siis ehitab selle seal valmis. Meie paraku aastal 91 tegelikult Eesti linnadele tehti tegelikult ülekoud, et see lauserastamine ei olnud läbi mõeldud. Ma ei ütle, et erastamist ei oleks pidanud olema, aga see oleks pidanud olema läbi mõeldud. Kuulge, aga me nüüd teame kõik asjad, mis on pekkis, et mõtleks ikka korra, kuidas me siis seda lahendada saame. Alustaks korra ehitajast, et ütle mulle, Tarmo, mis on need tingimused? Ütleme, tegelikult Mapri praegu hetkel ikkagi osaleb mõnes mõttes nendel hanget, mitte nüüd suuremahuliselt ja nii edasi. Aga mis on need tingimused, kui sina peadevõtjana nagu oleks valmis sellele nagu täielikult pühendama? Ma ei ole kindlasti nõus täielikult sellele pühendama. Et selles mõttes, et ikkagi munad erinevates korvides on tegelikult normaalne strateegia, aga kindlasti ma ei vaata seda enda või meie ettevõtte vaatest, ma vaatan, et asi oleks atraktiivne ka teistele, sest kui paljud teevad seda, siis ta muutub nagu mõistlikuks ja konkurents ja kõik see. Aga paar asja, mida ma näen lihtsalt nagu mina hoolitsen ka firma tervise eest, finantsilise tervise eest, et siis ma näen, et kui praegu on nagu raha liigutamine ühistu käes, konsultandiga natuke ka seotud, siis see lappab rämedalt, See, kui me oleksime kui me oleks väiksem firma ja need rahad lappavad niimoodi, nagu need lappavad, siis nagu oleks paha oleks. Ja mina arvan, et see raha tuleks üldse ühistu käest nagu ära võtta, selles mõttes, et kui ühistu on nõus, neil on olemas kvoorum, me tahame teha, saame hinnapakkumised, nii-öelda sobib, kõik on nagu go, siis see raha peaks käima niimoodi, et ühistu esimees ei pea saama vastu päid kogu aeg, eks ju, ja ta ei peaks üldse sellega tegelema. Et hea oleks, kui siin, ma ei tea, kuskil RKS-is või EIS-il, EIS. Kredeks. Võime ka uue teha mingi nime. Liiga palju miime tuli. Et juhiks keegi nagu pädev asutus või pädevad inimesed, sest ütleme usaldusväärsed, läbi nähtavad nagu usaldusväärne asutus, kus on pädevad inimesed, juhiks seda protsessi ja hoiaks seda kontrolli all kõigi jaoks. Et kui sul on normaalne ehitaja, kes teeb normaalsel ajal ära, siis tuleb normaalsel ajal maksta, mitte et meil lappab ja kuule, sorry, ma siin komal ja valesti, meil läheb siin EIS-is veel 2 nädalat aega. Et mis meil peab küll valmis saama, tee nagu lapata siin, eks ju. Ma arvan, et ühistu käest, ühistu probleemi tuleb kõvasti väiksemaks võtta. See kõik tuleb nende käest ära võtta. Et kui keegi päriselt tahaks seda teha, siis tuleks lihtsalt ära teha. Nagu ausalt. Ja kui me tahame nagu päriselt, mul on üks
kas ma võin näidata praegu, ma näitaks ära, ma tegin mingi tabeli eile Excelis mingi 5 minutiga umbes. Et all right. Visuaalsed materjalid. Et ja, see võib-olla, midagi on võib-olla valesti ka, et ma tegin jube ruttu ausalt. Et kui me tahame tegelikult nagu Eesti Vabariigina ka toetada see rekonstrueerimist, eks ju, siis lõpetage see kurdi käibemaksu jama ära üldse, eks ju. Ja saab teha erandi, et korteriühistu rekonstrueerimine või näiteks tervikrekonstrueerimine ei ole käibemaksu kohuslane, eks ju. Kui seda saab teha Kaitseministeeriumi objektidel, miks siis seda seal ei saa teha? Väga lihtne, eks ju. Sellepärast, et näiteks kui tavarekis me saame 30% toetust, siis me võtame käibemaksu sealt igalt poolt ära, eks ju, kokku on toetus 7%, no. See on mingi huumori toetus, no. Et keda me selle Euroopa rahaga nagu toetame, kas me toetame Eesti käibemaksu kogumist siis või? Raha tuleb Euroopast ja võtame selle endale kõik riiki, eks ju. Ja te olete lihtsalt vahendusmehhanism selle oma rekkidega. Läbi rekki. Poisid, tüdrukud, et tublid, teete palju tööd, aga tegelikult me tahtsime käibemaksu Euroopa Liidust saada lihtsalt nagu. Selline tunne on. See pensionär, eks ju, tema võtab siin laenu, käibemaksuga summa, ta maksab käibemaksu eest ka intressi, eks ju. Ta maksab riigile käibemaksu ära ja siis maksab sellele peale intressi. 10 aastat või ma ei tea, kaua ta maksab seda. 20 aastat. Äge paar meil on lennujaamas lihtsalt. Plop, viskad nagu seina peale visuaalid. et lihtsalt nagu meie panus sinna, meie riigi panus on seal miinusmärgiga. Minu jaoks on see tuluartikkel on. See on tuluartikkel ja kui ta on tuluartikkel, miks me üldse tagasi hoiame selle tegemisega? Paneme hullu, no. Miks me tagasi hoiame siis? Hea küsimus. Juures Lõuna-Euroopa riigid arvatavasti paneks hullu. Need paneks täiesti hullu, need juba annavad kõigile raha, võib-olla ei tea, kas kohver tuleb, ei tule. Panen. Aga Jüri, ma näen, sa teisi read. Teisi ministeeriumi inimesi ma ei näe, et kas homme lähed ministeeriumisse ja ütled, et kuulge, tuli siuke ettepanek. Ei, nad ei saa, nad on tulud juba endale sisse kirjutanud. Meil ju siin näidati neid slaide ennem ju. Kurnitski näitas ju. Sisse pannakse 150 ja välja võetakse 160 miljonit, eks ju. ja sisse pannakse Euroopa Liidu raha ja välja võetakse Eestile raha, eks ju. Ja tegelikult on niimoodi, et siin võetakse käibemaks ära, siis pool ehitusmaksumusest on tööjõumaksud, eks ju, või tööjõu maksumus ja sellest pool on maksud. Ehk siis sealt võetakse veel 25% ära. No riigil on see väga tulus on teha, ma ei saagi aru, miks me nii vähe seda teeme, sest see on ju kulla auk. Me võiks Lätile pakkuda seda teenust. Ma toon nagu hea näite, nüüd me sisenesime Leedu turule, väga huvitav turg, no leedukad, need on kuningriigist seal, eks ju. Aga Leedus on näiteks, me läksime sinna põllumajandussektorisse midagi tegema, kuna Eestis ei ole mitte midagi põllumajandusest teha lihtsalt. Kõik on valmis. Ja Leedus on, nendel on oma see Pria või ma tule praegu nimi meelde, mis on, ütleme Leedu Pria. Ja neil on nagu mingi periood mingile toetusele. Ja kui perioodi lõpp hakkab lähenema ja neil on raha üle, siis 6-8 kuud ennem lõppu öeldakse, nii, nüüd, kellel on projektid valmis, hanked tehtud, nüüd te saate 90% toetust, kui jõuate valmis. Et jagada kõik Euroopa raha ruttu ära, sest ega seda nagu järgmisse perioodi panna enam ei saa. Et see on nagu väga normaalne eesmärk. Mul on nagu tunne ka nagu see, et ma siin kuuleme, see ei ole raketiteadus, kuidas seda lahendada. Aga mul jääb nagu mulje, et riigi poolt nagu rong tuleb, juba tuli on näha, tullakse, kõik nagu niimoodi, et no ei tea, arvatavasti ei jõua siia. Aga nagu... Kõik arvad, et ta läheb mööda. Ja ta läheb mööda. Nüüd võib see slaidi maha võtta, et... nagu, et selles suhtes, kuulge, enne kui Ave tuleb arvatavasti mikrit välja lülitama meil, et... Laseme tegelikult tahaks rääkida ka. Ma saan aru, me tulime Tarmo monoetendusele. Ei, see juhtub iga kord, kui mind kutsutakse ära. Ma ei teadnud oodata seda. Eelmine kord ma võtsin Lauri... Ei, Kati, kas sa tahad võib-olla just see eelnõu ka kommenteerida, et kas tundub juba lihtne, miks me ei lahenda seda? Tundub lihtne. Et ma arvan ikkagi siin on olnud see rong, see kuskilt tuleb, eks, et tegelikult see püsirahastus, see nagu pika perspektiivi rahastuse teema, ma arvan, on ikkagi kõige olulisem. Et see, et lihtsalt toon ühe näite, kus nagu tragikoomiline, kus viimase 10 aasta jooksul umbes 300 miljonit on siis toetusi jagatud. 28. oktoober, kui see vooruline toetus avati, siis 2 tunniga tuli taotlusi samas mahus, eks ju, peale.
ja tegelikult see nagu ootus on olemas, aga jällegi sellist perspektiivi pole ja kui see oleks nagu kindel, siis peab mingid imelikud voorud olema, et siis saab sinna täpselt need erinevad mudelid, rahastusmudelid, ehitajatel või projekteerijatel, ehitajatel, eks ju, mudelid peale, et ma arvan, et see on nagu kõige suurem teema, et seda käibemaksu teemat ma ei ole, seda tulumeedet ma ei ole niimoodi mõelnud. See lihtsalt, kui ma nägin, et härra Kurnitski tabeleid, siis tema näitas hoopis teisi numbreid, näitas seal energiasäästu ja mina nägin seal, see on nagu tuluprojekt Eesti riigile. Aga mis sa arvad? Et minu arust on alati jäänud seda toetusraha nagu üle. Eestile jää, ma ei tea, see oli see Läti näide, aga Eesti on üliosav igasugust... Kas me oleme suutnud iga voor kõik ära kasutada? Jaa. Okei, väga hea. Et mulle on tundunud väljapoolt, et kui see klikkimise voor on, et seal osad ei ole päris valmis, ja siis võib-olla nagu see ei kuku õigesse perioodi, see raha või läheb hästi selle? Kinnita, et läheb hästi, mul soovib sega. Kinnitan sulle, et läheb hästi. Et see renoveerimistoetustega selles mõttes, et seda raha nagu kusagile, kui ütlesin, see nõudlus on nii suur, et see raha kusagile üle jääb, et seda kindlasti ei ole, jah. Et selles mõttes need lähevad töösse ja kulutaks ära ja selles mõttes on hästi kõik. Nii on. See on super uudis jällegi. Kurat küll, see aeg sai otsa. Aga mis sa arvad? Ma küsin ise, Lauri. Ei no tegelikult saab edasi panna, lihtsalt jätke see meelde, et 4 peab ruum tühi olema, et siis jookski oma jopede järgi. Ja. Ei, ma lihtsalt tahan teada, mis sa arvad sellest mõttest, et kas RKS-ile või teile või kellegile anda suurem roll seal näiteks, pädeval asutusele kellegile? Mis sa arvad sellest? Siis peab küsima pädeval asutusele, on ju. No mis me arvame, et on pädev asutus? No jah, teeme trikoovooru. Et selles mõttes, nagu ma ütlesin jällegi, et tegelikult seal on nagu neid katkisi asju on nagu nii palju, aga see hakkab sellest peale, et meil oleks nagu perspektiiv, meil on justkui nagu eesmärk on, eks ju, aga kuidas me sinna jõuame, et seda teekonda ei ole, et keeruline panna ka RKS-ile mingit kohustust näiteks, kui nad ei tea, kas neid inimesi on jälle vaja, eks ju, nagu sa enne mõtlesid, eks ju. No näiteks. No tegelikult on ju probleem natukene, jah. Sorry, Lauri. Mul on siin veel küsimusi, aga ma arvan, et me vist peame selle otsa siin. Võta viimane, mis sul on seal? Ei, ma mõtlesin seda, et kui te saaks ühe asja muuta selles renoveerimispoliitikas või praktikas, mis see oleks? Aga just tulid vastused ju, et see sama maksude teema. Ma arvan, et ma ei ole selle peale kunagi nii mõelnud, et kui sa nüüd selle tõesti nii tõstatad, siis ma ütleks ka, et tõesti, et ma arvan, et kõik, kes siin ministeeriumites praegu on, et palun minge homme tööle ja hakake seda asja ajama, et sul on nagu vaadake maksi hoopis teise pildi. Väga loogiline, mida Tarmo just siin kirjeldas, aga teine on ikkagi see, et meil on vaja tegelikult neid inimesi tööle, kes teevad ühistute eest, et ühistute kohustus on maksta seda laenu pärast, aga tegelikult me näeme, et eesti keele õpetaja ei peagi tegema seda asja, et see on jabur, et meie ühiskonnana eeldame, et need õnnetud eesti keele õpetajad nüüd täidavad seda Euroopa Liidu pandud eesmärki, et palju. Tegelevad kliimaprobleemidega. Täpselt, et see ei ole, nemad peavad tegema oma tööd, igaüks peab tegema oma tööd, mitte tegema sellised nagu õhinapõhiselt mingi amatöörlust, et see on see Eesti riigi kõige suurem häda. Kas sa tahad? Ja selles ma jään oma selle rikki läinud plaadi juurde, et tegelikult selles mõttes, et see stabiilsus on oluline, sinna peale saab ehitada mis iganes ägedaid lahendusi või mitte ägedaid, meil on mõistlikke lahendusi siin nagu vaja rohkem, mis siin täna välja tuli, et ma arvan, see on nagu see teema, et ideid on siin ju läbi käinud, et nii on. Kuulge, me peame lennule minema. Mingid ees, ma maksan arve ära ja võtan otsad kokku. Aitäh sulle, Lauri!